Tšau, armsad sõbrad. Täna olen ma Lembitu 14 ja vaata seda vaadet. Vaata, kui lahe see on. Et sul on kõik see südalinn, tornid, olümpiahotell, ikkagi ajalugu. Ja sa oledki täiesti Tallinna südames. Ja siin üks lahe kahetoaline korter on müügis. Ja lähme vaatame seda, väikse tuuri. Wow. See elutuba on mega suur, see on tervelt 25 ruutmeetrit suur. Ja mulle meeldib see, et see praegult on mööblist tühi, mis saab siis väga hea ettekujutluse sellest, et kui palju seal on ruumi, mida kõike siia võib panna. Ehk siis ma kordan, et see kahetoaline korter on 57 ruutu. Siin on väga kõrged laed, mis on üle 3 meetri. Ja praegu ongi see, ehk siis see tühjus on võimaluse kõike ise planeerida. Lähme vaatame ringi. Nii, see on elutoa vaade otsa aknast välja, mis on väga äge ja uus ärimaja peatselt saab siin valmis. Nüüd elutuba ise on selles mõttes tõesti, nagu mainisin, 25 ruutmeetrit. Korter on ehitatud originaalpõrandate peale, sellepärast ka puit natukene nagiseb tallal, kuid seda kõike saab muuta väikeste ehitusnippidega. Siis laekõrgus on siin väga hea, kuigi tegelikult elutoas on küprokiga törtsukene ala toodud, sest siin on uputatav valgusti. Ja kunagi siin laes nüüd üleval oli kamina koht, aga kaminat enam praegu taastada ei saa, katus on majal kõik välja vahetatud. See elutuba on hetkel võimalikult mööblist tühi, aga see annabki hea ettekujutluse, et mida kõike siia üldse teha saab. Nii, vaatame edasi. Nüüd on siin niisugune väikene esik. Ehk siis välisuks on siin. Tuled välisuksest sisse, siin kohe on vannituba, siis siit läheb kööki, siit läheb magamistuppa, mis on väga suur ja siin kohe ongi siis magamistuba, mis on hästi märkimisväärne ja haruldane tegelikult, et vanematel majadel väga ei ole alles, on selline suur panipaik, samamoodi kõrge laega ja panipaigal on täitsa oma ventilatsioon ehk siis väljatõmme ja panipaik on tõesti suur ja selline praktiline. Siis nüüd on magamistuppa, siis magamistoas on ka kõrged laed, siin ei ole lage allapoole toodud ja kogu see ruumikus on siin väga mõnus ja siin on ka siis maast laeni kõrge kapp 3 sektoriga. Lisaks siis siin on, hetkel siin on nurka pandud selline uus madrats, kuid siis siin tegelikult oli enne kummut ja siis siin on nüüd 1,80 m lai suur voodi, mis on siis tegelikult Continental voodi, kuhu peale läheb siis see paks madratsi kiht peale. Ja siis siit on siis selline on sisehoovi vaade ja siia toob suvel sisse õhtupäike. Magamistuba on sisehoovis, ehk siis siin on nagu vaikne. Elutuba on siis tänava poole, kuid siiski see müra tänu uutel akendel on ikka võimalikult minimalistlik. Nüüd lähme vaatame edasi. On köök, külmkapp on eraldi seinas, siin on söögilaud, kokku on 4 tooli, 4 inimest mahub seal ümber istuma. Mugav on 2-3, kuid mahub edukalt ka 4. Ja siin on siis köögimööbel. Et köök on välja vahetatud circa 10 aastat tagasi. Tehnika on heas seisus. Siin üleval tegelikult selle koha peal oli mikrouun. Ja siis siin on gaasipliit, mis tegelikult on võrdlemisi uus. Ja köök vaatab siis samamoodi sisehoovi. Mida nüüd köögis hetkel ei ole nõudepesumasinad, kuid siin on nagu 2 võimalust minu arust, et üks on siis siia nurka ära panna ja teine võimalus on siis kuhugi siia ära paigutada, sest vesikanal on siin samas. Ja viimasel lähme vaatame nüüd siis vannituppa. Vannituba on tegelikult natuke üle aasta tagasi värskelt renoveeritud. Need on väga heas seisus, ta on ikkagi ilus. Ja siin on ka meie kaameraga, tšau! Siin on olemas ka siis valgustus, mis on loomulikult tütarlaste jaoks lemmik, sest saab mukkida mõnusalt. Siin on gaasiboileri kapp, ehk siis gaasiboiler on uus, on välja vahetud kogu veetorustik, nagu te näete siin. Ehk siis soe vesi tuleb gaasiboilerist, küte tuleb siis tsentraalküttest ja uus dušinurk. Kuid vannituba on tõesti kena ja heas seisus, selles mõttes, et on siin ei pea midagi ülelistikku sellist üldse tegema. Ja ongi kogu korteri tuur peale tehtud. Näiteks kui sa sooviksid seda korterit välja üürida, siis välja üürimise mõistes oleks see päris lihtne. Niisugused korterid lähevad välja umbes 650 euroga üsna kergelt.
ja see asukoht on ju linnas ikkagi ja see vaade on siin ju võimas. Siis korter ise on 57 ruutu, ehk siis kahetoalise korteri kohta pigem on see selline nagu hea suurus. Maja taga on siis olemas ka parkimiskoht, parkimisvõimalus ja laste mänguväljak. Siin majas on ka laste päevahoid, et kui sul on vaja lapsi kuhugi hoiule panna, siis seda saab teha siin samas majas. Aga siiski Lembitu 14 Olümpiahotelli kõrval otse südalinnas, mida veel paremat saab tahta. Kui see korter sulle meeldib, võta minuga ühendust või kohtume ka üldse uues videos. Tšau!